Tere! Tegu siis orienteerumise teise videoga, kus vaatan lähemalt linna orienteerumist. Ma olen tulnud Tallinna Mustamäe Kadaka metsa, kus toimub järjekordne linna orienteerumise etapp. Rohkem informatsiooni selle orienteerumise sarja kohta leiab linnaorienteerumine.ee lehelt. Hind on 8 €, mille eest saad siis valida erineva pikkusega kaardi, raja selles mõttes, ja siis läbida kontrollpunktid etteantud järjekorras. Või on variant ka valida valikrada. Lähen uurin lähemalt, kuidas siis asjad käivad. Veebilehelt leiab siis täpsem informatsiooni, kus võistluskeskus asub. Seekord on siis Kaja kultuurikeskuse juures parklas. Tasub otsida sellist oranži telki, kus saab siis omale kaardi osta. Ja pulk on olemas. Ma võtan lühikese rohelise raja. Aitäh. Nii, kui siin nüüd seda kaarti vaadata, siis siin kaardi üleval on legend, kus siis öeldakse täpsemalt, kus punkt asub maastiku peal. No näiteks mõni näide siin, see must kolmnurk on kivi ja siin ka ära toodud kivi kõrgus mõõda käes näiteks 0,5 meetrit või 0,7 meetrit. Siin on puu täpsustusega okaspuu, puudegrupp või siis see tume ristkülik on maja ja maja nurk. Täpsemalt detailselt ma seda legendi siin lahkama ei hakka, sellest võib-olla peaks eraldi video tegema. Aga otsime kõigepealt kaardist üles, kus on alguspunkt. Otsime kolmnurka. Kus võiks siis kolmnurk olla? Kolmnurk on siin. Siit on siis start. Ja hakatakse minema punktide mööda 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Ja kui on ring tehtud, siis finiš on siin topeltring. Ainukese lisavarustusena oleks vajalik SI pulk. Kas siis endal on olemas selline või on võimalik ka siit telgist ka laenutada. Õnneks on mul endal olemas ja siia pulga peale siis hakkavad salvestuma kontrollpunktide ajad, mis siis pärast siit pulga pealt maha loetakse. Ja nii on võimalik siis teada saada, kui kiiresti sa raja läbisid. Enne starti tuleb teha 3 liigutust. Kõigepealt on nullimine, ehk siis eelmised mälukohad nullitakse ära. Siin on siis check. Sellega aktiveeritakse, kui on sul ER-tüüpi hulk, aktiveerid funktsionaalsuse. Ning start. Stardist või enne starti tasub ennast kohe ära positsioneerida, et kuidas kaarti keerata. Siin me näeme, et tee kõrval on aed, väike maja ja siit aed jätkub. Ja kui me vaatame kaarti, siis kolmnurga juures tasukski keerata nii, nagu oli maastik meil siin praegu. Siis saab aru, et me hakkame minema sinna suunas. Lähenen punkti 3. Legendi järgi vaatan, 3 on tunnusega 42. Nii, siin see punkt on. Ja eemalt paistab 42. Ma olen natuke eemal ja näitan ka siis seda ER-funktsionaalsust, et ma ei pea seda sinna sisse panema. Juba ta registreerib punkti juba kaugelt ära. Hakkame varsti jõudma 6. punkti. Siin on nüüd natukene võib-olla ajab segadusse kedagi, et 6-10, et mida see tähendab. See tähendab siis seda, et seda punkti tuleb 2 korda võtta. Tuleb siis 6, siis 7, 8
9 ja pärast siia 10. ehk samasse punkti tagasi tulla ja siis juba minna 11. Ehk siis selliste silmuste või mitu korda võtmiste puhul tuleb tähelepanelik olla, et ikka järjekorra alusel võetakse punkti. No nii, kahjuks juhtub ka sellist asja. Sama punkt 6 ehk 10. Siin on märge pandud varastatud. Kahjuks leidub siin ka selliseid inimesi, kes need märkejaamad lihtsalt maha võtavad. Kahju muidugi. Kui muidu praegu olen siin rahulikult jalutanud ja punkte võtnud, siis nüüd otsustasin, et 7. punktist 8. teen ühe kiirema lõigu sinna taha majade vahele. Ja miks ma seda teen? Eks seda pärast on siis näha tulemustest. Nii, ja nüüd liduma. Olen punkti 9 juures, kui legendi vaadata, siis 9 on metsatukk. Ja kui vaadata nüüd siis maastikul, siis punkt on seal, et eks ta selline lagendik, see on kõigepealt lagendik ja seal see punkt on. Siin Kadaka metsas on selles mõttes lihtne praegu, et alusmetsa ei ole ja märkid või siis kontrollpunkt on päris hästi kaugele juba näha. Linna orienteerumist võid teha siis joostes või jalutades, mitmekesi või üksi. Mitmekesi häda on võib-olla teinekord see, et jääd sõbraga jutustama ja siis avastad, et võt, ma olen punktist mööda läinud. Kus punkt on? Okei, siin on punkt. See on piiksugas. Linnas orienteerumisel on ka omad ohukohad, tihedam autoliiklus, eriti kas siin ka majade vahel, kus järsku nurga tagant tuleb auto välja, või ka suuremad teed. Siin on näidatud, et suuremad teed tohib ületada ainult kindlates kohtades, eks need on siis ülekäigurajad. Praegu minu raja puhul ei pidanud seda suurt teed ületama. No nii, olen jõudnud finišisse. Siin on kindlasti oluline ära märkida. Ja see finišist deaktiveerib ka siis selle ER-funktsionaalsuse. Kui see jääb deaktiveerimata, siis kulub patarei väga kiiresti läbi siit. Nüüd suundun telgi juurde tagasi, et pulga pealt siis tulemused maha lugeda. Nii, finišis ma olen ära käinud, tahtsin katsetada, kas see ER-funktsionaalsus toimib või mitte. Lähen siia, siit ta peaks juba aktiveeruma. Aga ta hakkab piiksuma alles siis, kui ma panen pulga sisse. Ja see deaktiveerimine on siis oluline, et säästa pulga patareid, muidu see saab väga kiiresti otsa. Nii et kui te juhtute ka orienteerumise pooleli jätma, siis kindlasti käige finišis ennem läbi, kui teil on just sellist ER-tüüpi pulk. Tulemusi saab vaadata veebilehelt otse.linnaorienteerumine.ee. Nii, siin on siis üleval toodud võistlusklassid või rajad. Valime siis roheline, mis mul siin oli. Ja enda nime leian siit 22. Kui ma nüüd oma nime peale vajutan, siis siin näitab siis iga etapi läbimise aega. Siin on väike segadus, sellepärast et 6. ja 10. punkti siin ei ole, mis oli siis kahjuks ära varastatud. Ja 42 punkti juures ma piiksutasin video tegemiseks liiga palju. Aga siin on siis näha,
kui palju ma kaotan parimal aega siin sellel konkreetsel etapil. Ja siin näitab ka niimoodi, et kui mõni etapp oled läbinud keskmisest kiiremini, siis on roheline see etapp, kui tavapärasest aeglavalt, siis on punasena. Ma pakun, et siin see varastatud punkt või midagi on siin ikkagi keeranud selle märkimise natuke tuksi, et kõik on siin rohelised, kuigi siin on näha näiteks see etapp, mis ma tegin kiire jooksu etapp 7-8, kaotasin võitjale ainult 10 sekundit, see on roheliseks märgitud, aga ka etapp enne seda on ka roheliseks märgitud, kus ma kaotan üle 4 minuti. Nii et siin kahjuks head näidet nüüd ei ole, aga enam loodan, et saate aru, et siin, kuidas programm siis näitab tulemust. Selleks korraks hakkan siit Mustamäelt lõpetama. Kindlasti kas siis jalutada või joostes läbige üks linna orienteerumise etapp, kui te varem seda teinud ei ole. Annab see ju lisaks füüsisele ka natuke vaimule energiat. Järgmine video on aga kavas natuke kompassist ja kompassiga orienteerumisest ning muust orienteerumisvarustusest rääkida.